Hakkame siis pihta. Tere! Mina olen Virgo Sillamaa, kes mind ei tea või me ei ole kohtunud. Ausalt, me ei ole eriti kohtunud. Mis on päris üllatav arvestades, et Eestis on 2 muusikakooli, kes seda muusikat nimega rütmimuusika õpetavad. Üks on Ots ja teine Neller. Ja ma olen 5 aastat otsas õpetanud ja nüüd ma olen siin justkui nagu esimest korda. See on täitsa jabur. Aga no nii on. Paar sõna kõigepealt sissejuhatuseks, miks ma üldse siin seisan, et te saaks aru, miks teid siia täna kohale kutsuti, enne kui ma lähen nii-öelda asja juurde. Elleri kool on mind kutsunud külalisõppejõu raames või projekti raames nõustama seda, kuidas võiks teha paremaks või sisukamaks või sujuvamaks rütmimuusika osakonnas just eriti teoreetiliste ainete organiseerimist või õpetamist või mis iganes sellega seonduvat. See on võib-olla üks esimesi samme koostöö suunas, mida me oleme juba mitmeid aastaid plaaninud. Mõned teist olid kaasas, ka meil oli siin hiljuti tähtis sündmus, rütmimuusika võrgustiku seminar, esimene omalaadne Eestis. Ja seal sai julgelt seatud eesmärgiks teha ka rütmimuusika hariduse liit, mis ilmselt sügisel siis teoks saab tehtud. Ja selle liidu, aga kogu tegelikult selle seltskonna, kes selle liidu taga seisab. Eesmärgiks on, et Eesti on niigi väike riik, rütmimuusika haridust on niigi vähe, et me peaks ikkagi tegema koostööd selle nimel, et kogu see asi elavneks ja töötaks paremini. Nii et ma arvan, et laias laastus see on see, miks mina olen siin ja tulevikus kindlasti keegi siit on jällegi otsakoolis ja kuidagi niimoodi see koostöövõrgustik peaks arenema. Võib-olla miks mina ja mitte keegi teine otsakoolist. Esiteks sellepärast, et ma olengi olnud otsakoolis teooriaainete õpetaja, erinevate teooriaainete õpetaja. Aga viimastel aastatel ma olen seal püüdnud reformida või uuendada muusikateooria õpetamist ja õppimist. Ja me oleme seal päris julgeid samme ette võtnud ja katsetanud ja mõned tulemused on olnud ka päris head. Mitte kõik, mõistagi. Ja sellepärast olen ma ka siin, et vaadata, et kas siin saaks mõningaid neid häid tulemusi, mida me seal saime, äkki õnnestub siin ka midagi neist ära kasutada. Kuigi koolid on ju erinevad ja inimesed on erinevad ja sihid võivad olla sarnased, aga mitte päris samad. Ja siis me oleme istunud ja vaadanud dokumente ja arutanud tundide kaupa Marielliga asjadest ja olen arutanud ka teiste õpetajatega paljudest, kellega ma ju mängin lihtsalt pilli palju koos, näiteks Raun Juurikas või Jaak Lutsaja või kes teil siin veel on, eks ole. Nii et paljudega me oleme arutanud neid asju, aga minu sooviks oli arutada asju ka õpilastega. Sest tegelikult on see oluline, et kui me tahame aru saada, mis toimib, mis ei toimi, siis ilma õpilaste poolse vaateta ei ole tegelikult võimalik ju mingit mõistlikke järeldusi teha, eks. Teie lõpuks olete need, kelle peal kõik need tulemused siis nagu rakenduvad. Et kui midagi ei toimi, siis peaks see olema näha selles, et teie kuidagi kas ei saa hakkama või tunnete ennast halvasti või ei ole rahul sellega, kuhu te olete välja jõudnud või mis iganes seda laadi. Eks, nii et tänane selline loeng, ma põhiliselt nimetan seda loenguks, kuigi ma ootan, et te räägite mulle kaasa. Et ma küsin teie käest asju, siis vastake nii, kuidas teie süda ütleb, et teil tundub, et asjad on. Aga et see on nagu selles mõttes avaloeng, et ma püüan anda selle loengu käigus pildi sellest, mis mulle tundub, et muusikateooria üldse on. Et mis üldse on? Miks ta on teil õppekavas erinevate ainetena ja mida te võiks oodata sellest, mida teilt võiks oodata ja mida te võiks oodata ise endalt selle läbi, et te üritate muusikateoorias mingeid asju õppida või mis see peaks teile nagu andma muusikuna. Eks. On see enam-vähem arusaadav, see üldine idee? See on see koht, kus ma testin, kas te vastate mulle. Jah, selge. Okei. Nii palju võib-olla sissejuhatuseks. Nüüd alustuseks, kui me hakkame rääkima sellest, mis on muusikateooria
mis üldse on ja mis on see väli, mida seal käsitletakse, siis mõistlik on alustada algusest. Ehk mõistlik on kõigepealt kuulata muusikat, eks. Nüüd ma mängin teile 3 pala, mis ei ole mingid erilised palad peale selle, et nad on valitud välja nii, et nad oleks erinevad. Ja ma palun teil kõigil kirjutada paberile või moodsatesse infotehnoloogilistesse vahenditesse kõikvõimalikke märksõnu, millega teie arvates on võimalik üldse muusikast rääkida. Absoluutselt kõik sorti. Eks ole, tegelikult on võimalik muusikast rääkida väga erinevatel tasanditel. Eks. Pange kõik kirja ja sellepärast ma valisingi erinevad lood, et need võiks rohkem tuua teile ideid, et millest üldse võiks muusikaga seoses rääkida. Ja siis, kui me oleme need ära kuulanud, siis ma küsin teie käest ja siis me kirjutame nad tahvli peale ritta ja vaatame, mis sinna üldse tuli. Okei? Sobib selline plaan kõigile. Väga hea. Niisiis, vaatan, kas kõik toimib. Ma isegi ei ütle, et mis palad need on. Võib-olla mõnda tunnete, võib-olla mitte, tõenäoliselt mitte, tere. Sellest ei ole midagi, see ei olegi praegu tähtis. Et parem ongi võib-olla, kui see on selline anonüümne muusika. Et lihtsalt kuulake ja kirjutage üles kõik, mis teile pähe tuleb sellega seoses. Nii, esimene lugu tuleb siit.
nii, selline esimene lugu. Keegi oli kuulnud sellist palla varem? Väga hea. Sellega läks siis hästi. Keeran natuke vaiksemaks. Järgmine lugu. Võib-olla tuleb mõnele tuttav ette. Võib-olla mitte.
See oli võib-olla tuttavam. Õige. Björk. Ja 3. lugu. Sellised palad. Ma näen, et väga erineval määral on paberid täitunud ideedega. Siiski enam-vähem igal pool midagi võib-olla on, kas või joonistusi. Selge. Tekkis vahepeal lihtsalt siuke huvitav pisikatse, et mis te arvate, kui te peaks kui pikad need lood olid? Kõik lood 2 minutit või erineva pikkusega? Erinevalt? No umbes kui palju? Ma tean küll, miks. 4–15. Nii. No, teeme niukse. See on ikka natuke psühholoogiline katse. Esimene lugu, kui pikk oli umbes? 10.
ei olnud. 7. Veel midagi pakutakse? 4. 3. No enam-vähem nüüd on juba kõik pakutud 3-st kuni 7-ni vist. Nii, ütleme siin kandi. Mis see teine lugu umbes võiks olla, see Björk? See oli 5 raudselt. 4, 4, 5, 6. No ütleme 4, 4, 4, 5 raudselt. Ja 3. lugu? 4,5. 3, 9, 6. No siit on raske nagu mingeid järeldusi teha, et ilmselt need ajatajud on ikka väga erinevad inimesed. Nagu see tegelikult paelub, et mulle tundub, et me tajume erinevalt muusikat lähtuvalt sellest ka, et kas me teame lugu ja kas see meile meeldib, kas me saame aru ja kui me ei saa aru, siis see võib tunduda õudselt pikk ja kui me saame aru, siis see võib tunduda palju lühem, kui ta tegelikult on. Tegelikult oli vist nii, et 4, 5, 4. Ei isegi 3, 26. 26, 4, 48 ja 3, 54 oli see viimane. Ja viimast tehti päris palju pikemaks esimest. Sest ma arvan, et Björk on teile kõige tuttavam nendest 3 loost või üldse muusikastiilist või kuidagi sest helikeelest, mida kuulata. See on kuidagi kõige kodusem. See on kuidagi õtsub selles rütmis ja soundid ei ole nii väga võõrad, et see võib-olla see esimene tundus vähe kentsake, see viimane oli ka päris siuke huvitav. Okei, väga hea. Noh, see selleks. See oli lihtsalt minu väike huvi. Pisike katse. Ma ei saanud väga palju teada küll. Hakkame siis kirjutama. Ma arvan, et me teeme niimoodi, et ma ei hakka teile igale ühele sõna andma. Et mõni tahab ju palju rääkida, mõni ei taha üldse, et las jääda siis. Aga et ta võiks ikkagi öelda, millest me saame muusikateose või pala või üldse muusika puhul rääkida. Mis on need aspektid või parameetrid? Kuidas? Stiil. Selge. Stiil. Ole ka, need ei ole ju tingimata ka samad asjad. Mis veel? Mis instrumentidega suhted? Koosseis, pillid, koosseis. Jaa. Nii. Meeleolu, jah. Kas ma panen selle kohe keskele niimoodi? Või üldse harmoonia kui selline äkki. Keerukus või lihtsus, aga igal juhul see käib harmoonia kohta, eks ole. Sõnad. Sõnum. Sõnum või sõnad. Mõlemad. Ma panen siia sõnad ja sõnum. See on huvitav, sest et ega alati ei pruugi ju sõnade puudumine tähendab, et sõnumit ei ole. Kuidas? Meloodia, jah. No selle vist sobib siia panna. Ikkagi õppinud inimene. No mis veel? Dünaamika, jah. No, ühesõnaga rütm näiteks. Tämber. Paneme selle siia. See on sound äkki. Jaa, see on tegelikult väga õige. Kui me peaks tõlkima selle eesti keele inglise keeles, sound on nagu mitme tähenduslik sõna tegelikult, et selle jaoks, et saaks kõik need tähendusvarjundid kätte, kui me tõlgime ta eesti keelde, mida te täpselt silmas peate, sound. See on nagu näiteks ansamblil on igal ansamblil oleneb, kes seal mängivad, igal ühel on oma sound, see tekibki terviku nagu. See on nagu siis ütleme kõlaline nagu eripära või kõlapilt. Jah. Paneme kõlapilt, kus ma olen. No paneme kuskile siia, sest et tegelikult ma pakun välja, et soundi all võib veel eraldi mõelda heli kvaliteeti puhtalt. Et siis me ei pruugi mitte ainult muusikas, me räägime nendest kõlaritest, eks ole, aga no see on ka igal juhul väga oluline see kõlapilt
ja heli kvaliteet näiteks. Mis veel? Vorm, jah. Ja midagi, see oleks siia vahele, ma arvan. Jah. Mis veel? Kuidas? Improvisatsioon, jaa, miks mitte, jah. Paneme kuskile selle siia niimoodi. See peaks veel täitsa eraldi olema. Siin on üks niisugune midagi veel tuleb pähe. Päris palju on veel tühja ruumi. Mul on täpselt välja arvestatud see tahvel. No ütleme niimoodi, et väga erinevaid lähenemisi võib olla, eks ole. Me võime võtta üheks lähenemiseks muusika füüsikalised või ütleme heli. Muusika on heli, eks ole. Heli füüsikalised omadused. Mis on need 4 parameetrit, füüsikalist parameetrit, mis on helil? Jah, mida see võnkumine annab? Helikõrgus, mida teada mõjub seda. Helikõrgus. Mis veel? Heli tugevus. Jah, kestus või vältus, eks ole. Mahedus. Ei venita välja. Eks ole, me teame, et need asjad kõik tulenevad heli võnkumisest, aga kas me teame ka seda, et heli ei ole kunagi lihtheli peaaegu, välja arvatud need elektromuusika stuudios, sa lähed, keeravad masinast üks siinuse. Ja, aga reeglina heli ei ole selline, mis tämber, jah, see tuleb erinevate ülemellide koos võnkumise spetsiifilisest pildist. Need on need füüsilised, aga need vist on enam-vähem kõik enam-vähem olemas, võib-olla mitte päris. Noh, ütleme, okei, rütm on olemas. Tempo, väga hea, tempo, jah. Mis hea vahega selle tempo. Stiil, žanr. Kas me võiks sealt püüda avardada seda mõtlemist, et näiteks, et mis te arvate, mis keeles lauldi esimene pala? Ladina keeles, dies ira. No olete muusikaajaloos õppinud, missa tekste ja nii. Ladina keeles, aga nad olid ka kuskilt pärit. Ilmselt nad ei olnud pärit ladinast, eks. Võib-olla see laulumaneer, kas see oli teile nagu kuidagi tuttav? No, või oli võõras pigem? No ilmselgelt väljaspool Euroopat nende. Et isegi me kõik saame aru, et kuidagi ta meie jaoks võõras. Tegelikult ta ei ole väljaspool Euroopat, aga ta on ikkagi piiri peal minu teada ja ma ei ole ka päris täpselt kindel, sest et ei, need on tegelikult vist Hispaania lauljad ja muusikud, aga Hispaania muusikas teatavasti väga tugevad araabia mõjutused ajaloolistel põhjustel, eks. Nii et seal on sellist värvi kindlasti sees. Et kuhu ma selle jutuga rihin? Et muusika on kuskilt pärit, mingist kontekstist, mingilt maalt, eks. Siia taha tegelikult võib kirjutada, stiil ja žanr ei ole kunagi päris abstraktsed. Me võime kirjutada kultuuriline, ma ei tea, taust, kultuuritaust, päritolu, ajalugu. Ma just nii palju kirjutanud. Ja, sellega just saab hakkama päritolu. Eks me saame rääkida muusikast ja kirjeldada seda selle kaudu, kus ta on pärit ja selle päritolu kultuuri tausta ja ajalugu ka. Ajaloo kaudu mõtestada midagi, et mingi asi on selline just nimelt see tõttu, et ta on pärit sealt sellest ajast. Eks. Üks väga-väga oluline asi on tegelikult puudu. Pillide koosseis, eks ole.
kas mõni nendest paladest oli üleni elektrooniline? Ei olnud. Järelikult on tegemist elava esitajaga. Järelikult me saame rääkida esitusest ja ma ei tea, kvaliteedist, interpretatsioonist, eks. See on päris oluline asi. Esitus, interpretatsioon, noh, sarnased, aga võib-olla mitte alati päris kattuvad. Interpretatsioon, elektroonilisus. See on siis, ütleme, jah, et pillid koos sees. No ma panen siia elektroonikaga kirja, et tegelikult heliallikas ei pruugi olla akustiline pill, jah, aitäh, vaid võib olla ka elektrooniline. Oh. Eks. Jah. Näiteks sinna vasakule poole, et rütm ja, ei, rütm on väga, meetrum ja pulss. Väga hea, meetrum, pulss. Mul on, ma kahtlustan, et mul on selline kergekujuline, mis on see düsgraafia või kui inimene kirjutab pidevalt valesti midagi. Et on alati olnud, nii et kui ma kirjutan, jätan mingid tähed vahele või midagi, et arvestades, et see läheb salve, et siis tehke mulle väike märkus, ma parandan ära. Et mul on selline... Ajalugu võiks. Jah. No just, sellest ma räägingi, jah. Aga kui ma poleks praegu öelnud seda, siis olekski jäänud. Poleks keegi julgenud. Jah, just, jah. Ilmselt mul oli mõte pooleli, jah. Nii, kas veel midagi? Ei tea, kuidas seda öeldaks, et kui noodipõhimise, see esimene lugu oli väga konkreetselt noodist. Pärimuslik. Arvate? No mulje oli selline, et Okei, läbi jah. Komponeeritud, läbi komponeeritud, jah. Aga paneme siis siia improvisatsioon, siia alla paneme kompositsioon näiteks. Mõnes mõttes ja tegelikult keegi ütles, et kuidagi pärimuslik käis ka läbi. Et paneme näiteks siia juurde veel suuline pärimus ja kirjalik pärim. Või suuline pärimus ja kirjalik. Kirjalik kultuur, ütleme niimoodi siis võib-olla nii õige. Need on tegelikult kattuvad, aga erinevad. Me teame väga hästi, et on muusikat, mida kunagi ei kirjutata. Ja on ka muusikat, mis on kirja pandud, aga mida pole suurt põhjust mängida. On ka sellist, aga kas nüüd enam-vähem... No siia kindlasti saaks tuua juurde mingisuguseid mõtteid ja elemente. Aga no ma saan aru, et mõnes mõttes niisuguseid sõnu võib väga palju esile tuua, nad hakkavad mingil määral üksteist kordama. Aga see, mida ma tahan lõpuks teieni tuua, et miks ma neid üldse niimoodi siin ruumiliselt eraldi kirjutan. Mind ikkagi see meeleolu natuke, paneme siis lihtsalt nagu kuulaja maitse näiteks. Emotsioon, meeleolu emotsioon, jah, väga hea, see natuke laiem. Aga see on see subjektiivne pilt, mida kuulaja saab, eks. No, võib-olla praegu lepime sellega. Ma teen alati niimoodi viimasel ajal ja mu õpilased ka. Mina joonistan tahvli peale ja siis me kõik teeme pildi sellest. Ma kohe kustutan selle ära ja kirjutan mõnes mõttes uuesti. Võib-olla ma ei kustuta kõik ära. Ühesõnaga, kuhu ma tahan välja jõuda selle jutuga? Et muusikast võib rääkida väga erinevate nurkade all. Ja just iseäranis teie, kes te õpite muusikat ja muusikuks. Ja peate nagu mõtestama seda palju laiemalt. Inimene, kes ei õpi muusikat, kes ei tea väga palju sellest, et kuidas see muusika, mis kõlab raadios või kuskil laval,
kuidas see üldse sünnib või kuidas sellesse peaks suhtuma või mis see taktimõõt üldse tähendab või mis see harmoonia tähendab või meloodia või mis iganes, eks. Ma olen märganud, et kui lihtsalt inimestega muusikast rääkida ja sageli ausalt, ma teen niisuguse väikse toreda testi iga kord, kui ma alustan uue kursusega Otsa koolis. Ja enamasti, kui ma ei juhi üldse rohkem tähelepanu, kui ma ei ütle välja, et püüdke siin ikka kõiki neid elemente, hakkame koos siin niimoodi neid tuletama, eks ole, et kui ma lihtsalt ütlen inimestele, kirjutage üles selle muusika kohta, mis teile pähe tuleb, siis reeglina kirjutatakse väga vähe muusikast, aga põhiliselt sellest muljest, mis muusika minus tekitab. See on oluline vahe. Ja ma arvan, et see ongi väga normaalne, sest muusika tekitab meist tohutult palju muljeid, emotsioone ja mõtteid ka. Ja sellepärast me üldiselt kuulamegi teda ju kõik. Minu teada, ma olen kuulnud, et on öeldud, et muusika on selline nähtus, mille suhtes ikkagi praktiliselt mitte ükski inimene ei ole ükskõikne. Et see millegi pärast puudutab meid kõiki. Ja tänapäeva niisuguse imiku ja väga varajases eas oleva lapse maailma taju uuringud on näidanud, et muusika on midagi, mis eelneb isegi keelele mõnes mõttes. Et see on midagi, üks esimese asju, mida üldse inimene tajub, kui ta siin ilmas hakkab eksisteerima. See on kuidagi midagi meisse väga sügavale sisse kirjutatud, nii et see puudutab meid kõiki. Nüüd, siiski te olete tulnud muusikakooli ja justkui sellega võtnud endale sihiks saada muusikuks, vähem või rohkem. Mitte kohustuse, aga justkui siis sihi siiski. Ja võib ju olla mõistlik eeldada, et need inimesed, kes siis muusikat õpivad ja muusikakoolis käivad, et need inimesed oskavad pärast rääkida muusikast ka muudel tasanditel, kui ainult see personaalne emotsioon, mis nad sellest saavad ja mulje. Peale selle, et keegi ütleb, et oi, see Björgi lugu, ma esimest korda kuulsin seda, see klassi õhtu oli ja siis seal oli nii ja naa ja siis ma kohtusin selle inimesega ja nüüd me oleme juba 20 aastat abielus ja teate, iga kord, kui ma seda lugu kuulen, mul lihtsalt on nii soe tunne. Eks see on ju tavaline, see on ju tegelikult see, mis kuidagi reeglina nagu inimesi niimoodi. Aga teie haritud muusikutena pärast räägid, no jaa, aga see harmooniline struktuur, eks ole, see vormi element seal, sound oli päris hea, tähendab, eks ole, kuulen, et on miksitud sellise kajaga. Kõik sellised asjad. See käib just kui muusikuks olemise juurde, teadlikkust. Te teate, te saate aru, oskate seletada, oskate eristada ja analüüsida, eks. See tundub ju usutav. See on see koht, kus te ütlete. Nüüd me peaks natukene tõmbama lahku, sest on päris selge, et päris nii ei hakata kõiki neid asju koolis õppima. Eks? Või üldse kogema. Me peaks lahutama ära ja sellepärast ma juba natukene proovisin kuidagi paigutada, aga üldiselt ega see lõpuni alati ruumiliselt ei õnnestu, oleks vaja mingit 3 või isegi 5 mõõtmelist ruumi, sest igal sellel terminil siin võib mingid oma suhteid luua mingite teiste asjadega ja nii edasi, nii et see päris hästi ei õnnestu, aga no siiski mingil määral me suudame seda teha. Me peaks natuke ruumi tegema. Jätame praegu välja subjektiivse poole. Seda teile keegi ei õpeta. Eks peate ise hakkama saama sellega. Muidugi muusikapsühholoogia seletab seda. Kui te saate aru saada, miks te tunnete nii, eks ole, kuidas te tunnete, kui te muusikat kuulate, siis muusikapsühholoogial on päris palju öelda selle kohta juba tänapäeval. Tõstan midagi kuskile ümber. Kõlapilt, helikvaliteet, ma tõstan selle siia. Kõlapilt. Heli... teen lühendid. Jah. Dünaamika tämber tõstame natuke ümber siia. Ja sõnad, sõnum,
see jääb ka, ütleme, tavapärasest muusikaõppest natuke välja. Sõnum on päris siuke vaimse tõlgendamise sfäär juba. Mis on muusika sõnum, kus muusikal üldse on sõnum? Reeglina öeldakse, et ei ole. Mitte selles tähenduses nagu keelelises mõttes, et varjatud sõnum on see, et niimoodi tõlgendati võib-olla 19. sajandil, et ma ei tea, olete võib-olla lugenud aga või kuulnud, et kuidas tollal püüti siis ikkagi iga sümfoonia ära seletada, et siin see tuleb see suur paha, eks ole, näete, koputab siin sellele uksele ja nüüd seal see õrn, ta põgeneb, lootust on, aga ei, tuleb see aminoorne lõpp. Eks üldiselt tänapäeva muusikateoreetikud ja teadlased ja semiootikud ja nii edasi ei lähe sellele libedale teele, muusikal ei ole otsest niisugust deskriptiivset programmilist sõnumit. Seda ei ole sinna otseselt reeglina pandud ja ei maksa seda sealt üritada leida. Iseasi on sõnad muidugi, sõnadel üldse nagu on sõnum. Headel sõnadel vähemalt. Ja ma tõstan nad siia kuskil ümber, aga me neid tegelikult ei puuduta eriti seda natuke eraldi. Okei, no hakkab looma. Nüüd ma tahan teha mõned tulbad ja jagada need elemendid mingiteks gruppideks, mis hakkab juba peegeldama seda, kuidas te koolis ühest kohast ja teisest kohast mingid elemente siis nagu tundma õpite ja mil viisil. Ma kasutan paar keerulist sõna. Ma avastasin ühe muusikast kirjutaja kaudu sellise viisi jagada muusikaelemente, muusika põhielemente, nagu nimetatakse süntaktilisteks ja mittesüntaktilisteks. Eks? Mis see süntaktiline, süntaks, mis on süntaks? Jah, eks, see on keeletermin. Ja süntaktiline võiks siis tähendada lausega seonduv või ma olen ise püüdnud seda enda jaoks tõlgendada nii, et süntaktiline element on see, mis annab nagu lause jaoks olulist informatsiooni, näiteks nagu sõna võiks olla keeles. Muusikas võib jagada, kirjutan siia, süntaktilised elemendid, meloodia, harmoonia, rütm. Vaatan, kas ma jätan midagi välja. Ja siin ma olen natuke teistmoodi kirjutatud. Tegelikult on need siis, ütleme, nendest moodustuvad veel eraldi intervallid näiteks, kooskõlad, akordid, see käib tegelikult siia välja, väärtuste süsteem, meetrum, takti mõõt. Ja siis on mittesüntaktilised. Mis on siis dünaamika. Agoogik näiteks. Kes oskab seletada, mis on agoogika? See sõna vist tegelikult eriti ei kasutatud, et rütmimuusika pool. Ma pidin ise ka ausalt öeldes selle jälle vaatama kunagi. Et ei puutu lihtsalt kokku. Eks. Ma arvan, et rütmimuusika pool, mis tugineb suuresti ingliskeelsel maailmal, on rohkem nagu fraseerimine või selline natuke ka time feel. Aga põhimõtteliselt rütmiga seonduvad, rütmi tunnetusega seonduvad asjad. Panen see rütmiline tunnetus võib-olla niimoodi siis. Enam-vähem pilt selge. See moodustab selle osa muusikast, mida me tajume muusika sisuna kuidagi pidi. Mis harmoonia, milline meloodia, millises rütmis ta on ja nii edasi. Ja see kuidagi nagu kujundab seda sisu. Aga me sageli ei taju seda selle sisu sellise osana, eks ole. Mis me selle ülejäänuga teeme? Tegelikult selle maailma siit osaliselt võiks
nii-öelda jäta ajaloo või kultuuriloo muusika ajaloo jaoks, eks. Muusika ajaloo kohta ja muusika kultuuri tausta kohta te õpite muusika ajaloo tunnis reeglina, eks. Stiil, žanr käib suuresti sinna alla. Kuigi võib olla ka eraldi õppeaine nagu vormiõpetus selle jaoks, aga ma arvan, et teil seda ei ole. Ja rütmimuusikas reeglina niisugust vormiõpetust eraldi ei ole, sest vormid ei ole nii täpselt välja kujunenud ajalooliselt. Vormi kujundamine on suhteliselt lahtine, igaüks võib ise kujundada kuidagi oma vormi. Ei ole sellised liiga palju, ütleme, meil on 12 takti blues, eks. 32-taktine lauluvorm võib-olla, aga see on enam kõik. Need vorm käib siia alla. Need me juba jagasime sinna ära, meetrumpulska läheb sinna alla. Esitusinterpretatsioon. Kustutame need ära, mille me oleme kuskile mujale saanud ära juba. Esitusinterpretatsioon, see jääb põhiliselt erialatundi, eks. Bänditundi võib-olla ka. Pillid ja koosseisud ja üldse heliallikas, arranžeerimine. Pillide tundmist eraldi vist ei ole, vahel korraldatakse pillide tundmise tundi ka. Kui te tahaks heliloojaks saada või õppida arranžeerimist süvitsi, siis te peaksite käima tunnis või õppima, mitte käima tunnis, aga õppima pillide kohta palju, eks ole. Siis oleks mõtet valida endale pillide tundmine. Elektroonilise heli tekitamine on mõnes mõttes seesama, sa pead siis õppima seda pilli tundma, mis on elektrooniline heliallikas, mis on täielik maailma oma, et sinna võib terve elu pühendada. Eks. Suuline pärimus, kirjalik kultuur käib ka kultuuriloo alla. Me õpime seoses ajalooga, erinevate traditsioonide, erinevate kultuuriliste kontekstidega seda. Kompositsioon, improvisatsioon. Improvisatsiooni tavaliselt käsitletakse siis teatava erineva muusika juurde käiva nähtusena, näiteks jazz-improvisatsioon, aga mitte ainult. Seda tavaliselt õpitakse eraldi, kompositsiooniga eraldi. Mis meil üldse järele jääb? See on kõlapilt ja heli kvaliteet. See käib ka, ütleme, sinna selle maailma juurde, kus räägitakse heli tekitamisest ja selle manipuleerimisest, olgu see siis salvestamisel või elektroonikastuudios või mis iganes. See läheb ka sinna ära. Me jääme nende elementide juurde, millele ma kohe lisan. Dünaamika on juba olemas. Need sõnad võib siit ära võtta, sest et me rääkisime, et sõnu me kuskil muusikatunnis otseselt ei kirjuta, see on just kui teise valdkonna, keelevaldkonna ühenduspunkt. Eks. Nüüd me jõuame sinna punkti, mida me võime nimetada muusikateooria valdkonnaks. Eks. Et millega me tegeleme muusikateooria tunnis või mida üldse muusikateooria all mõista. Ma kirjutan siia juurde natuke nähtusi, need on võib-olla sõnastatud tiba teisiti kui need, mis ma ära kustutasin, aga põhimõtteliselt tulevad need kõik sinna välja küll. Syntaktilised, mittesüntaktilised, struktuursed elemendid. Mis see struktuur võiks tähendada? Ma igaks juhuks küsin üle. Ülesehitus, jah, eks ole. Need on need elemendid, millest muusika ehitatakse üles, mis ei ole need põhielemendid, aga juba järgmise astme elemendid. Näiteks nagu motiiv. Lause või fraas. Lause on rohkem klassikaline, fraas rohkem laiem. Nendest juba moodustub meloodia, eks ole. Siia võib panna ka vorm, mis on juba palju suurem asi ja faktuur. Siis eraldi tuleks välja tuua noodikiri, ma ei oska sellele isegi pealkirja anda. Aga täitsa eraldi teema on noodikiri.
see, et on Euroopas tekkinud selline noodikirjasüsteem, mida me kasutame selle jaoks, et kogu seda sisu kuidagi niimoodi üksteisega jagada, eks. Ja siis on need kõige keerulisemad asjad, on erinevad kontseptsioonid, mida me peame teadma või mida me peame mõistma selle jaoks, et muusikast aru saada. Kontseptuaalne. Kontseptuaalsed elemendid. No siia alla käib kindlasti tonaalsus. Ma panen kirja, siis räägime nad läbi. Ja no on veel, tegelikult võiks seda panen siia Jaani edasi. See läheb juba sellest väljast välja, milles me üldiselt nagu siin koos viibime, mis on see rütmimuusika maailm, eks ole. Ma kirjutasin välja või kopisin õigemini ingliskeelse teksti, kui te kirjutate Google'isse muusikateooria, music theory, siis Wikipeediast, mis tuleb ette. Ja see on keegi teoreetik Bröts, kelle tausta ma ei ole jõudnud uurida. Aga temalt on võetud siis see esmane tsitaat. Ja ma loen ainult esimese lause ette, mis minu arust annab täpselt selle sisu edasi. Music theory is the study of how music works. Eks, muusikateooria uurib seda, kuidas muusika toimib. Kõige laiemas mõttes. Need põhimõtteliselt on need elemendid, eks ole, või need teemad, mida teiega püütakse läbi rääkida muusikateooria tunnis või mida te peaks sealt õppima, seotud sellega, kuidas muusika nii-öelda töötab. Mis paneb ta toimuma, mis on need elemendid ja kuidas see üldse käib, eks. On see arusaadav? On see mõistetu? Oled sellega nõus? Väga hästi, väga hästi. Muidugi tegelikult muusika toimimisega seonduvad ka kõik need muud valdkonnad. Aga just muusikateooria püüab vastata küsimustele, mis puudutavad kõiki neid elemente. Nii. Kas selle kohta on mingid küsimusi? Ei. Kõik on arusaadav? Jah. Selge. Ma arvan, et siis on hea teha praegu paus ära. Ja peale pausi me räägime sellest edasi, kuidas ja mida täpselt me nende asjadega peaks peale hakkama. Teeme mingisugune 10-15 minutit võib-olla. Ma siis räägin edasi. Hiline siis. Ei, kirjutasime täpselt. Ma kirjutasin ümber, et jätta ruumi. Räägime natukene läbi veel kontseptuaalselt. Ma saan aru, et see on natuke tüütu ja keeruline, palju keerulisi sõnu, abstraktsed, mingid loetelud, eks ole, muusika ometi ei ole ju selline. Mees loetleb mingid sõnu tahvli peale lihtsalt. Üldiselt te ju kõik teate täpselt, mis on nende asjade all mõeldud, aga loogikast, rütmilisest tunnetusest me natuke rääkisime, et need ei ole päris sama asi, aga need on analoogsed asjad kahes erinevas maailmas. Meloodia, harmoonia, rütm, intervallid, akordid, seda loetelu võiks veel jätkata, aga põhimõtteliselt te saate aru, mis point on, mis mõttega nad on. Aga vaat see kontseptuaalsed, see võib tekitada küsimusi. Mis see tähendab? Mida ma olen mõelnud kontseptuaalsed osad või elemendid? Miks ma olen kirjutanud siia tonaalsus? Mis on tonaalsus? Kuidas? Helistiku olemasolu. Aha, eks ole. Väga täpne, väga täpne.
aga mis see helistik on? Muusika. Kas see tähendab, et kõik muusika on helistik? No see kontseptuaalne tähendabki, et see on nagu välja mõeldud või süstematiseeritud kellegi poolt, et seda iseenesest muusikas ei ole. Ahah, nii. See jaoks on loodud termin. Jah. Jah, see on selles mõttes üsna hästi seletatud. Et kontseptuaalsed elemendid ongi mõeldud kui erinevad seletused sellele, kuidas see muusika siis toimib, eks ole. Kui ennem me läksime pausile selle jutuga, et muusikateooria uurib seda, kuidas muusika töötab või toimib, siis tegelikult on ju sellele võimalik väga erinevaid seletusi anda, kuidas ta tegelikult toimib. Ja ongi antud. Et kui teil on jäänud mulje, et muusikateooria on midagi, mis on nagu justkui matemaatilised valemid, et need on avastatud kunagi ammu ja siis pandud kirja ja et muusikateooria on selline üks selge asi, mis seletab ära kõik muusika. Siis te eksite sügavalt. Muusikateooria on terve rida erinevaid katseid kuidagimoodi seletada seda, miks muusika kõlab nii, nagu ta kõlab halvasti või hästi, mõne jaoks halvasti, mõne jaoks hästi. Muusikateooria ei ole kunagi nagu täpselt üheselt mõistetav või seletatav või tõestatav. Ta ei ole tõestatav, eks. Need on lihtsalt erinevad seletused sellele, kuidas mingi asi toimib. Miks ma kirjutasin siia blues, keegi küsis ja sina küsisid, et miks blues on seal all. See ongi mõnes mõttes on natuke provokatsioon ka, eks. Aga sellel aastal, kui ma ise õpetasin erinevaid neid muusikateoreetilisi kontseptsioone, siis põhiliselt me räägime kogu aeg üldiselt tonaalsusest. Natuke räägime modaalsusest, kui me liigume sinna džässi maailma poole või siis hoopiski pärimus maailma poole. Laadipõhisusest, aga mitte tingimata siis nagu minoor-mažoor süsteemist. Aga mis on huvitav, et blues toob nagu hoopis niisuguse värske omamoodi seletava printsiibi sisse. Ja ma võtan selle paar minti, ma räägin lahti, mis ma mõtlesin, võib-olla saate paremini aru. Eks ole, tonaalsus, mis see tonaalsus oligi, see oli see, et helistiku põhisus. Jah. Helistiku olemasolu. Ja. Aga mis see helistik oli nüüd siis? Et sa ütlesid, et helistik on muusika, no katsume natukene... Laad nagu. Laad. Ja milline laad? Jah, kindlasti kõrv. Kuidas see nagu väljendub, et mind huvitab see, et mis on tonaalse muusika seletamise kõige põhiline raskuspunkt? Millal see kõik tugineb? Ma ei saa nagu rohkem vihjeid anda, muidu te arvate kohe ära. Tempereeritud hääl. Jah, aga tegelikult tonaalset muusikat võib täitsa mitte tempereeritud ka mängida. Ta on ikkagi tonaalne. Ja mängitigi enne, kui tempereeriti ikkagi. Kindlad helisagedusteni, et vahed. Sealt me jõuame selleni, et on laad. Et on mingi laad, eks ole. Okei, ühesõnaga, et on mingi laad. Aga mis on nagu selle laadi või mis teeb sellest laadist just selle laadi? Ülemheli. Ei ole. Üle, jah. Juhttooni. Hakkame, jah, toonika, jah. See on nagu see idee, et on mingi helilaad. Helilaad võib olla lihtsalt mingi hulk noote, eks. Aga see on selline helilaad, kus me millegipärast oleme ajalooliselt hakanud ära tundma, et selle helilaadi, vot see noot on selle helilaadi põhiheli. Ja siis me oleme nimetanud selle toonikaks ja me arvutame kogu muud kõla selle ühe noodi suhtes. See on tonaalsus, eks. Sealt tuleb helistik. Sest me peame neid helistiku märke muutma iga kord, kui me muudame seda algnooti, eks. Nii et näiteks, et kui ma mängin teile selle noodi, et kas see on toonika? Võib-olla toonika. Te ei tea, eks ole. Kus te teate? Aga kui ma mängin teile... Kas te nüüd teate, kus on toonika? Ei tea. Aga kui ma mängin teile... Kus toonika on? Aga kus te nüüd teate? Helirea, eks ole. Aga mille järgi te ära tunned? Okei, ma mängin mingi mõelda. Nende 4. ja 7.
ja just, eks on teatud kohad, mis annavad kätte selle täpse kuju. Ilma nendeta ta tegelikult ei tea, kas on toonika või mitte, see jääb lahtiseks. Aga kui on teatud elemendid olemas, te kuulete ära ja mul on selline tunne, et me oleme ajalooliselt õppinud, meie kõrv on õppinud selle ära. Et kui need pooltoonid on seal kohtades, siis see on mažoorne helirida ja me tajume, et võt see toonika on siin ja see on meil nii sees, et seda oskavad tavaliselt laulda, aga kõik need inimesed, mitte kõik, aga väga paljud need, kes kunagi pole muusikat õppinud. Aga kui sa küsid, et teate, et mis on see, nagu see põhiline heli või põhiline noot, ja kõik oskavad laulda selle tavaliselt kohe ära, sest kõik see muusika, mida me kuulame raadiost või kust iganes plaadi pealt, lõviosas on tonaalne muusika. Lõviosas ta põhineb sellel loogikal, et on mingi helistik ja sellel helistikul on keskne noot ja kõik keerleb selle ümber, eks. Ja siis te olete õppinud, eks ole, harmooniat ja te teate, et see on see ja siis on, siin on see. Ja siis see laheneb siia. On see tuttav keel teile, eks. Ja see lahendus on see, mis annab meile kätte tegelikult selle tonaalsuse kõige parem, nagu keegi ütles 4.-7. aste, ja. Nii et kui me räägime tonaalsest süsteemist, siis ma kujutan ette, et teilegi on räägitud, et ühes näiteks tuurhelistikus on olemas dominant septakord ja see on eriline akord, tal on see tritoon seal sees, see tahab lahenemist ja see on ainult ühel kohal. Ja see on seal 5. astmel, see on seda tüüpi akord. See on eriline akord, mis tahab lahenemist, see annab meile katte kogu selle süsteemi. Ja siit me jõuame sinna, et kui me hakkame analüüsima neid erinevaid akorde ja et kui te juba leiate üks akordi, kus on niisugune kõla, eks ole, siis ta ei saa olla midagi muud kui mingi dominant akord. Nii, kõik on arusaadav, eks. See tonaalne süsteem läheb väga laiaks, väga keerulisi asju tekib, kaldumisi tekib, modulatsioone tekib, mis iganes, aga kõik see loogika põhineb sellel, et me mõõdame teisi helisid ühe heli suhtes kogu aeg. Ja siis me kirjeldame näiteks rooma numbritega nende helide omavahelisi suhteid ja kaugusi, et mida see heli on selle teise jaoks ja mida see akord on selle teise jaoks ja siis me paneme numbreid all. Aga nüüd me hakkame mängima bluusi. Nii, me teame kõik, mis bluusi vorm on. Ja nii edasi veel 8 takti, kõik teavad. Ja mis tüüpi akord see on? See on nüüd meie toonika akord siis või? Eks, kõik on pea peal. Me oleme sellega nii harjunud, et mitte keegi ei küsi, mina ka ei küsinud, asutades mitte kunagi varem ei tulnud selle peale kui see aasta. Et kõik see, mis ma olen õpetanud õpilastele, et kui te seda akordi juba näete, siis see on 5, on tonaalne süsteem ja jada. Ja nüüd äkitselt hakkame mängima bluusi ja me kirjutame rahulikult esimese nagu toonika akordiks akordi, mis on tegelikult olemuselt dominant septakord, eks. Fundamentaalne lahknevus. Ja tegelikult me võime öelda, et bluus loob nagu see bluusi idee, et milliseid akorde seal kasutatakse, milliseid laade sinna peale kasutatakse, bluusi laad ja bluusi kõla, eks ole. Et see on nagu täitsa oma ette viis seletada ära mingit kõlasündmust. 19. sajandi lõppu muusikateoreetikud oleks võib-olla mõnda bluusi järgnevust ka tõlgendanud tohutu keeruliselt kuidagi umbes samal viisil, nagu nad Wagneri muusikat seletavad. Siin on kaldumised, siin mingid elliptilised suhted kuidagi siit väga kaugelt pidi, see akord on nii, eks ole, aga siis tuleb teine mees ütleb, ei, no see on tavaline bluus, 1., 4., 1., 5. Eks, et nii, et see on nagu alternatiivne viis seletada ühte kõlasündmust. Ja kui ma olen õpetanud harmooniat ja harmoonia analüüsi, siis vahel on tekkinud olukord, kus ühte sündmust saabki 3 erineval viisil nagu seletada. Üks neist on võib-olla tonaalne, üks on hoopiski modaalne või modaalse laenu kaudu, eks ole, üks on hoopiski bluus. Et miks on näiteks järgnevuses
midagi ja nii edasi. Noh, me teame, et see peaks minema siia, no las ta läheb sinna. Mis me ütleme, eks ole? Me võime öelda, et see on, kuidas siis öelda, laenatud näiteks C meloodilisest minoorist hoopiski, 4. aste. See on laenatud meloodilisest minoorist 4. Me võime öelda, et see on kõrvaldominant või kalduv dominant hoopiski madalale 7. aga ta ei lahene sinna välja ja nii edasi. Ja siis lõpuks me võime öelda, et see on lihtsalt blues. Ja kõik tegelikult mõnes mõttes on nagu õige ja põhjendatud. Et kui me kuulame seda meeletult laia paletti muusikat, mida me nagu haridusasutus nimetame rütmimuusikaks, eks ole, mis on kõik need stiilid, alates sellest, mida tehti 20. sajandi alguses, kuni selleni, mida tehakse täna ja homme, eks ole, elektrooniliselt, eks ole, Elvis Presleyst kuni Björgini, kõik, mis sinna vahele jääb, punk ja džäss. Siis tegelikult kõikides nendes muusikastiilides kuidagi see teatud niisugune bluusilik element siin-seal aeg-ajalt tuleb esile, nii et see on väga huvitav, et see on nagu väike traagelniit, mis jookseb läbi. Nii et praktiliselt ei ole ühtegi muusikalist stiili ega žanrit, kus ma saaks sellega nagu täielikult välja jätta. Nii et sellepärast ta on siin. Ma pidin korraks rääkima, eks, aga päris pikale läks. Aga mulle tundub oluline see ära seletada, et ma, noh, et pärast ei lähe, et mis ta seal mingi kirjutab blues on kontseptsioon. Nii. Nüüd tegelikult millest ma rääkida tahtsin. Mis kell me tahtsin seda pausi teha? Enne poolt natuke, noh, pool tundi räägin. Tegelikult millest ma rääkida tahtsin on see, et olgu, me nüüd oleme loetlenud endale ritta need nagu elemendid, mida me hakkame õppima, kui me õpime muusikateooria, seda osa, eks ole, muusikaelemendid, intervallidest kuni vormistruktuurini. Siis tegelikult me peaks küsima, et miks me seda õpime, mis see meid aitab teha, mis on need väljundid, kuhu me peaks välja jõudma, kuidas me peaks kasutama seda, mida me oleme õppinud. Millest see rakendub? Miks te peate üldse neid asju sellisel kujul õppima? Praktikas ära tunda. Ja, kuidas ära tunda? Hakkame kirjutama siis. Praktikas ära tunda, mis sa sellel mõtled? Tegelikult, kui sa tahad muusikat teha, siis sa pead ju asja tundma ikkagi. Sest sa ei saa minna öelda, kuule tee mulle lugu ja ma ise esitan enda nimel. Seda küll. Lõpuks saad ise heli looja. Et on vaja heli luua. Põhimõtteliselt, et üks praktiline väljund on kompositsioon. Ja kui see kõlab liiga ambitsioonikalt, me võime siia taha kirjutada keeleseadust rikkudes eks. Ja sellel ei olegi nagu head eestikeelset vastajat, see laulu kirjutamine kõlab kuidagi frivoolselt kuidagi. No ei ole nagu päris see, mis songwriting on mingis keeles. Eks see laulu looja, laulu loomine, laulu kirjutamine. Aga põhimõtteliselt me saame aru, et noh, mind isiklikult natuke nagu mul on kuidagi mingi vastumeelsus, et ma olen ka paar lugu kirjutanud elus, et siis ma ütlen, ma komponeerisin. See on kuidagi liiga ambitsioonikas, et Pärt komponeerib ja mina olen kirjutanud paar lugu. Eks. Aga põhimõtteliselt me saame aru, mis sellele on mõeldud. Ja, et me rakendame neid teadmisi, mis me oleme õppinud ja mitte ainult teadmisi komponeerimisel, aga veel midagi. Ja kui me tahame improviseerida, siis meil on vaja osata neid seal rakendada tõepoolest, jah. Veel midagi. Transkriptsioon. Võtame kuulmise järgi maha. See on mõte, jah. Veel midagi. No jah, kuigi ma arvan, et see võiks minna siia alla.
tähendab, ta on nagu põhimõtteliselt sama tegevus, lihtsalt, et see muusikaline materjal on kas sinu oma või siis ta on kellegi teise oma osaliselt või üleni. Aga see tegevus on mõnes mõttes sama. Reharmonisatsioon vist ikka ei lähe tõesti. Reharmonisatsioon? Ikka läheb. Või mis eesmärgil üldse midagi reharmoniseerida? Mis see lõpptulemus on? Selles mõttes, et kas saab olla, et see on kompositsioon, see on lugu. See on arranžeering, see on kellegi teise lugu, mille sa oled, ja siis on veel mingi eraldi nähtus nimega reharmonisatsioon, ega vist ei ole, eks. Et see, kui sa esitad reharmonisatsiooni, siis me üldiselt nimetame selle, kas... Ja miks? See on natuke midagi muud, jah. See on re küll, aga mitte harmonisatsioon tingimata. Kas on veel midagi tuleb pähe? Ma kujutan ette, et tegelikult see on juba päris oluline. Mind ikkagi... Eesti õpetamine. Eesti õpetamine. No seda küll, jah. Tahaks loota, et nii on. Aga mis ma tahaks siia kirjutada, on muusika mõistmine. Ma panen selle jutu märkidesse põhjustel, millest me eelmine jupp rääkisime, et see mõistmine on siukene tinglik. Muusika mõistmine kuulmise põhjal, eks ole. See on midagi, mis minu arust on muusikahariduses tugevalt alatähtsustatud. Mis on absurd. Muusika üldiselt tuleb ikka kõrvade kaudu sisse, eks. Tõsi, me võime seda paberilt ka lugeda, aga reeglina see, miks me seda teeme, ikka käib nagu kuulmise kaudu, kõla kaudu, eks. Et on väga väike periood meie üldse kogu sellest kultuuri ajaloost võib-olla, kus tähtsustati muusika kirjapilti rohkem kui kõlapilti. Lugesin kunagi selline muusikateoreetik nagu Adorno. Ja siis ta kirus ühes oma artiklis, ta oli üldse väga värvikas mees. Ta kirus oma kaasaegset popmuusikat, mis pidi olema, kas niisugune hilisem džäss või 50-ndatel või 40-ndatel, no kuidagi niimoodi. Või väga varajane siuke Tin Pan Alley, niisugused laulukirjutajad, niisugused popid. Ja siis ta oli jube solvunud selle muusika peale, et see on ikka nii madal ja nii mõttetu ja et üldse kõik on nii käest ära läinud, et kujutad ette, et ka seda kaasaegset süvamuusikat süüdistatakse, et see kõlab nii halvasti ja nagu oleks siis muusika akustiline aspekt nagu kõige tähtsam. Et kuidas see kõlab, eks, absurdne. Et ikka see on oluline, mis ta struktuur paberi peal on, see oli tema mõte. Aga ma arvan, et selline mõtlemine on jäänud kuskile sinna 20. sajandi keskele. Et üldiselt ei varem ega hiljem ja üldiselt massides ei ole see kunagi olnud. Inimesed üldiselt ikka kuulavad muusikat, eks, mitte ei loe seda lehest. Nii et tegelikult muusikast nagu arusaamine, muusika mõistmine, kuulmise järgi peaks olema number 1 muusikahariduses. Mulle tundub. Nii, aga on veel tegelikult midagi, mis on siit väljas, mis on ka nagu üldisem. See on lihtsalt muusikaline kirjaoskus. See on see, et me oskame lugeda ja kirjutada muusikat, mis on tänapäeval väga mõistlik üldiselt. Eks. Mis käib nende teiste asjade juurde, kompositsiooni juurde kindlasti, eks ole, songwritingut saab tegelikult, või laule saab luua ka nagu muudel viisidel, aga üldiselt kirjaoskus tuleb abiks. Transkriptsioon ongi põhiliselt ju kirjaoskuse põhine, eks ole, et me kuuleme midagi, me paneme selle kirja. Nii, need enam-vähem mulle tundub, et on kõik olulisem kirjas või on kellegi üle midagi lisada. Ei tule praegu pähe. See on see, mida me hakkame tegema enam-vähem, kui me oleme muusikud, kus me tegutseme nende asjade raames. Nüüd, millised on need 3, ma ei oskagi sõna leida, 3 erinevat nagu tasandit, millega me siis suhestume kogu selle tervikuga. Üks on kindlasti see intellektuaalne teadmine, eks ole. Ma kirjutan siia niimoodi, teadmine. Siis mis veel oleks?
nagu ma äsja seletasin, ma ütleks, et kuulmine. Ja kolmas kasutamine ja rakendamine, jah. Et põhimõtteliselt peaks olema igasuguse muusika õppimise eesmärgiks see, et me saavutame sellest, mida me õpime, vot sellise terviku. Me saame sellest aru oma intellektiga, me teame selle kohta midagi, me tunneme neid asju kuulmise järgi ära, me saame kuulmise põhjal aru, kas see on see või see on see teine või kas ta üldse on midagi. Ja siis lõpuks me oskame seda rakendades kasutada oma pillimängus või laulmises või kompositsioonis või mis iganes te siis, millega te tegelete. Eks. Ja nüüd see viibki meid mõnes mõttes selleni, eks ole, millest ma tahan rääkida või mida me siin ka mõnes mõttes teeme Marelliga nagu laiemalt, kui me räägime teooriaainetest ja nende õppimisest ja õpetamisest. Et kas te kuidas on nagu teie enda arusaamine sellest, et kuidas te õpite neid asju? Milliseid tegevusi te teete, et saada teada või õppida kuulma või õppida rakendama? Et kas see viib sihile teid kuskile või ei vii sihile? Ja näiteks, et kui ma küsin, et mis see teadmine tähendab, näiteks, et kas te teate, mis on intervall? Teate, eks ole, mis on? Ja, no päris hästi treenitud. See on üldiselt, see on kõige üldisem ots sellest. Te teate, mis on intervall. Kas te teate, mis intervall on, millised intervalle on olemas, eks ole? Siis te vastate, seal on need sekundid ja sekstid ja nii. Kas te teate, mis intervall on C-tuuris, eks ole, 1. ja 5. astme vahel? Teate, eks ole, milline intervall on F-tuuris 3. ja 6. astme vahel, eks ole. Milline intervall on meloodilise minoori 6. astme laadi 3. ja 2. astme vahel? Hakkab mõtlema, eks. Et alati tuleb küsida endalt, et kui sügavaks ma selle teadmisega tahan minna. Kui palju ma peaks teadma ja kui kiiresti. Et kas see, et ma näiteks olen kuulnud, et mis asi on meloodiline minoor ja siis ta ütleb, et 6. astme laad ja siis ma ka mõtlema ja lõpuks on selline okei, et ma saan aru, et ta vist mõtleb seda, et sealt kuidagi see laad tuleb üles lugeda, et kas see on teadmine või ei ole. Lõpuks kuulnud ikkagi inimene on, eks ole. Aga samal ajal, kas oleks nagu mõistlik oodata, et olete läbi mõtestanud kõik maailma intervallid, mis on võimalik, kõikide võimalike nootide vahel, eks. Kõikides seostes. Ilmselt on seda liiga palju oodata. Nii et põhimõtteliselt see on kooli ülesanne, see on teie ülesanne, et enda jaoks mõelda välja, kui täpselt ma midagi pean teadma ja mida see teadmine tegelikult tähendab. Või mis asi on akord? Teate, mis asi on akord? Vähemalt 3 helist. Jah. Kõla, jah. Aga päris huvitav on see, et kui te hakkate niimoodi sirvima muusikaõpikuid, eks ole, see erinevate ajastute muusikaõpikud või erinevate ajastute teooriad seletavadki erinevad. Mõneks tänapäeval võib ka leida nagu sellist viisi seletada, akord on igal juhul siis nagu tertsilise struktuuriga. Või nüüd juba öeldakse, et ollakse ettevaatlikud üldiselt tertsilise struktuuriga. Sest meil on üks toredad akorde, kus on kuidagi muudetud seda struktuuri ja nii edasi ja nii edasi. Aga et eks ole, et kas see on ka akord? Ma tahaks nagu dissoneerima, aga ei tule kuidagi. Et kas juhuslik kooskõla on akord või mitte ja nii edasi, eks ole. Et see on nagu see teadmise külg, kui täpselt ma midagi tean. Ma olen oma õpilastega seda ikkagi päris palju niimoodi pidanud ise läbi mõtlema. Et omast arust me õppisime mingi asja ära. Omast arust ma olen öelnud, et õpime need laadid ära. Te õpite ka kindlasti laade, olete õppinud laade. Aga mis see tähendab, et me üldiselt õppisime nagu laadid ära. Et ta luges seal klassi ees need ette, eks ole. See on nagu esimene aste. Ma kuulsin, et ta luges ette, et need on need laadid. Ja kui ma lähen koju ja vaatan vihikusse, siis ma tegelikult tean küll, mis need on. Eks.
Või et ma saan aru, mis see on ja siis mul tekib nagu teadmine sellest, et mis astmed ja kuidas neid nimetatakse ja kuidas see kõik on. Või siis sellest, et ma tõesti tean väga täpselt kõike selle laadiga seonduvat, eks. Ja tegelikult me jõuamegi nende teiste asjadeni, et mõnes mõttes nagu muusika elementidest puhtintellektuaalne teadmine ainuüksi ei ole eriti sisukas. Või vähemalt on ta täitsa tarbetu. Et kui sa lihtsalt tead näiteks intervalle, siis kui sa lihtsalt kuulad muusikat ja sa tead, et on olemas intervallid, sa ei tea, kuidas need intervallid kõlavad muidu. Aga sa tead, et on olemas intervallid, et niimoodi mõõdetakse muusika vahelist kaugust ja siis sa kuulad muusikat teadmise, aga mitte kuulmisoskusega, siis tegelikult sellest intervalli teadmisest ei ole sul ju mitte mingit kasu, sest sa ei kuule mitte midagi välja sellest. No, ma kirjutasin. Eile, kui ma istusin teie raamatukogus, et vaadata, et mis teil siin on ja millised teooriaõpikuid ja et mis teil on kätte saada või nii. Ja võtsin esimesega, ma päris palju jõudnudki seal vaadata, ma kuhjasin kõik laua peale ja siis juba Mariel tuli ja siis ma pidin kõik pooleli jätma. Aga et esimene, mis mulle kätte hakkas, oli Modern Harmonic Technique, vol 2, Gordon de la Mont, 1965. Selline, võib-olla te olete vaadanud seda, see on selline vana ja selline paks. Ja seal on esimene lehekülg, sissejuhatus ja sealt hakkas mulle kohe selline lause silma, ma kirjutasin selle siia ümber. Ja ma loen selle inglise keeles ette, siis tõlgin ära ka nii, et korrektne oleks. Ja ta kirjutab järgmiselt. The development of the ear must be stressed at every step of the way. Every note, every chord, and every chord movement must be comprehended orally. Unless this is done, the study of harmony is meaningless. Eesti keeli siis kõrva arengut tuleb jälgida ja rõhutada kogu muusika õppimise protsessi igal astmel, eks ole. Iga noot, iga kord ja järgnevus peab olema mõistetav või käsitletav kuulmise põhjal. Kui seda ei tehta, kui seda jälgita, siis on igasugune harmoonia õppimine täiesti mõttetu. Päris tugev hoiak. Aga ausalt öeldes olles ise muusika praktik, ma kirjutaks sellele 100% alla. Ma olen ise õppinud päris mitmes muusikakoolis lühikest aega enamustes. Ma käisin ringi, ei püüdnud lõpetada, käisin ringi siin seal. Ja ausalt öeldes väga palju on sellist asja, et õpitakse väga keerulisi teooriaid ära. Ja tegelikult ju ei kuulda selle teooria sisu üldse. Ja ma hakkasin ise endalt siis küsima, et kuidas ma siis nagu peaks seda rakendama või kuidas see üldse peaks mind aitama, mis kasu ma tean sellest, et oktatooniline laad ja et siis ta sobib selle akordiga -9,13. Kui ma seda akordi ei kuule, ei erista teistest akordidest, kui ma seda laadi ei kuule nagu ette üldse, aga mitte mingil viisil ei kuule ja ma mängida seda ka ei oska, et kuidas see teadmine peaks mind siis tegelikult aitama, eks ole. Nii et see on selles mõttes tõsi. Või vähemalt ma ei saa öelda, et see on tõsi, aga ma kirjutan sellele alla, olles ise muusik ja muusikaõpilane siiamaani ja eluaeg. Nii et ma arvan, et seda kõrva kuulmise tähtsust ei ole vaja ilmselt rohkem üle rõhutada, kuigi ma kipun seda alati tegema, sest et see on täitsa pentsik, kui ajukeskne, või ajukeskne ei ole õige öelda, eks kuuldav informatsioon läheb ka sinna. Aga kui teadmise või intellektuaalse teadmise keskne on muusikaõppe kõikides teoreetilistes küsimustes. Ja kolmas asi on rakendamine. See tähendab seda, et kui te juba õpite muusikuks, eks ole, mitte lihtsalt muusika kuulajaks, see oleks ka päris huvitav. Mis tu erialal on, ma kuulen muusikat. Aga muusikateooria, mis see siis? Muusikateooria on sinna kõrvale. Ei, aga muusikateooria on kohe eriala, mida õpetatakse. Tõsi, on tõesti. Ja muusikateoreetikud siis oma erialaliselt seletavadki muusikat, eks ole. Aga õnneks ja ilmselgelt
iseenesest mõistetavalt ka muusikateoreetikud üldiselt oskavad mängida mingit pilli. Sest et muidu on ikkagi väga raske seda asja lõpuks nagu lõpuni mõista või midagi enda jaoks selgeks teha. Nii, et see rakendamise pool, et jällegi võtame need intervallid, eks. Kas te oskate intervalle mängida? No ma oskan isegi klaveri mängida. Kas te oskate neid mängida näiteks ühe laadi piires alla üles murtult nagu vastupidises suunas ja nii edasi, võib-olla siis trioolides, kas te nii oskate, kas te oskate kõikide laadide kõiki intervalle mängida, eks ole, kas te oskate neid mängida pööratuna üle oktavi, kas te oskate intervallides teha juba mitmeid niisuguseid sekventse ja nii edasi, eks ole. Ja kuhu maani ma midagi oskan? Kuhu maani ma olen harjutanud laade mängima? Kui ma olen kidramees, eks ma olen ka kidramees, sa oled ka kidramees, ma olen ka kidramees. Me teame väga hästi, kuidas sellega on. Eks ole, oskan laadi mängida. No mängin sealt lahtisest positsioonist selle C-tuuri üles alla, eks, sest teeb tiba väheks. Meil on vaja kõik need positsioonid ja kas üldse võib-olla positsioonide väliselt, kõik need võimalikud sõrmestusvariandid või õppida sinnamaani välja, et ma enam sõrmestuse peale üldse ei mõtle. Eks, et kas ma olen seda kõike teinud, kas ma oskan neid asju, mida ma tean rakendada nii, kas ma oskan neid akorde mängida, mida ma oskan kirjutada. Kui ma reharmoniseerin midagi, kas ma oskan tegelikult mängida seda ka? Kas ma oskan seda mängida nii, et ma pean tükk aega ennem ette otsima need akordid üles ja siis kuidagi moodi mängin need ära või ma tunnen, et ma valdan seda harmooniat oma pillil näiteks. Kui ma olen puhkpillimängija, kas ma oskan arpeggeerida neid akorde sidudes kokku ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see on see rakenduslik ja see praktiline pool, millele ka üldiselt pööratakse väga erineval määral tähelepanu muusikaõppes. See on sageli, ta jääb kuidagi nagu õpilase enda niisuguse huvi peale. Et kui sa oskad ja kui sa viitsid ja siis on väga tubli, eks. No kui ei oska, ei viitsi, siis oled nagu kuskil hädas. Ja siis võib-olla öeldakse, et ta nagu ta ei tule välja kuidagi. Ma ei tea, et milles asi. Eks. Ja et see on mõnes mõttes on see töö ja see töö, ütleme niimoodi, ma arvan, et ma tean ka, miks on see kohutavalt teadmiste põhine, seal on palju ajaloolisi põhjusi ka ja nii edasi. Aga üldiselt intellektuaalne omandamine ja õppimine on väga kiire. Ma võin teile muusikateooria või tonaalse teooria rääkida poole tunniga ära. Ja mitte sellepärast, et ma olen juba kõva mees, aga sellepärast, et seal ei olegi väga palju rääkida üldse. Ma seletan need paar põhilist ideed ja need paar kontseptsiooni ära ja tegelikult te peaks aru saama muusikast, mida on viimased, ma ei tea, 600 aastat kirjutatud, eks. Aga reaalselt see ju nii päris ei ole. Seevastu kuulmine areneb väga aeglaselt, üldiselt. Reeglina te peate sellega tegelema ikkagi aastaid, et üldse nagu tajuda, et midagi on muutunud. Ja iga uus asi, mida te üritate kuulma õppida, on raske. Isegi kogenud kuuljale, ausalt öeldes. Ma olen ise olnud... Ma alustasin õpinguid Otsa koolis 2001, 12 aastat tagasi. Minu arust siis ma ei kuulnud ikka mitte midagi. Ja siis ma hakkasin niimoodi vaevaliselt kuidagi moodi ennast niimoodi õpetama. Tõsi, meil oli solfitunde ka ja mingil määral ju sai seal ka õpitud, et ma akorde kuulama ja nii edasi. Aga niisuguse keerulisemaid asju nagu harmooniajärgnevused näiteks. Ja iga samm lihtsalt võtab pool aastat ja sa jõuad selle peale juba 10 korda mõelda, et tegelikult ma olen ju täitsa andetu ja ma ei oska, et ma ei olegi võimeline ja tegelikult ma müün selle pilli ka maha juba. Ja nii edasi, ma usun, et mingid sellist laadi mõtted on teile kõigile tuttavad. See pidi olema teise kursuse motivatsioonikriisi sündroom. Kui ma Hollandis õppisin, siis eraldi räägiti meile sellest, et me teame, et teil see tuleb. Et olge selleks valmis, et teisel kursusel tavaliselt tekib motivatsioonikriis järsk, siuke langus esimesel kursusel. Tähendab esimesel semestril, teisel kursusel. Et esimene aasta on põnev ja teine aasta hakkab nagu sama värk jälle pihta ja siis esimese vaimustus on ära kulunud ja sa avastad, et need asjad, mida sa ei osanud ja oled proovinud õppida, et need tegelikult ei lähegi nii kiiresti ja siis tekib siuke raskus, eks ole. Ja minu arust kuulamistreenimisega on see pidevalt, et see on pidevalt üks siukene võitlus iseendaga ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, mis sellega ei tegelda. Õpetajatel on raske, sest
olgem ausad, muusikakool näiteks see õpe 3 aastat. Selle ajaga, kui sa tahad kellegi kuulmisest tekitada märgatavat arengut, siis see inimene peab päris kõvasti tööd tegema ja õpetaja peab päris kõvasti tööd tegema. Aga väga palju juhtub nii, et selle jaoks pole lihtsalt piisavalt aega. Ja see ongi mõnes mõttes nagu lihtsam lükata need küsimused kõrvale, eks ole. Et ärme siis sellega tegele, et igal ühel on niisugune kõrv nagu on ja no las tal siis olla ja kui kuule, siis ei kuule, et eks ta ise siis vaatab. Kõik ei peagi ju hakkama ka pärast muusikuteks ja nii edasi. Ja õpilane ise ka väga raske on hoida motivatsiooni seal üleval, kui sa tead, et kõik muud laadi õppimine on jube lihtne. Loed raamatu läbi ja juba tead nii palju rohkem, eks. Eriti kui on hea mälu ka. Aga selle kuulmisega sama intervall või sama akordi järgnevus treenid ja siis järgmine nädal võtad uuesti ette ja jälle nagu ei olekski mitte midagi teinud. Nii et see on väga aeglaselt arenev ja seetõttu sellega on ebamugav tegeleda ja siis sageli ta jääb kuidagi sinna, jääb sinna kuskile hämaralasse, et ei tegele. Ja no rakendamine, siin pole tegelikult midagi selles suhtes väga analüüsid, et te olete kõik mingi eriala õpilased, te teate, et te peate harjutama, eks. Aga võib-olla mida tasub siin rõhutada, ongi see, et mida te siis harjutate või kui palju te harjutate või kui palju te millelegi aega pühendate. Ja et kas te teate, mida te harjutate või te ootate, et teile öeldakse kogu ette, mida te peate harjutama. Ja te ootate, et teile öeldakse, millal te olete harjutanud piisavalt. Või te peaksite ise sellest aru saama, et kui kaugele ma mingi asjaga tahan jõuda, millal ma saan aru, et ma olen päral. Eks? Et sellist laadi eneseanalüüs peaks käima selle rakendamise juurde. No vot. Ja ma saan aru, et vist peaks selle pausi vist hakkama varsti võimselt tegema, et kui tahate väikest pausi. Et lähme siis pausile, aga peale seda pausi kokku võtmalt me räägime edasi sellest õppimisest ja siis sellest, et miks see võib koolis olla natukene raske mingil ühel või teisel või kolmandal viisil. Ja et mis võiks olla see teie roll selles ja mis võiks olla see kooli roll, mida ta võiks kooli poolt oodata. Vot, teeme siis väikse pausi. Pooleni. Jah. Meil on pool tundi, natuke vähem. Ma tõmban otsad kokku selle 25 minutiga. Kõigepealt ma tuletan meelde, et millest ma alustasin. Ma ütlesin, et miks ma siin olen ja see on, et me üritame saada aru, mida me võiks teha paremini koolikorralduses, mis aitaks teil paremini õppida. Ja praegu me kuidagi, olgu see mõnes mõttes on muusikateooria keskne, mis me räägime, aga te saate ise ka aru, et see teadmine, kuulmine, rakendamine, selline tervik on tegelikult ju kehtib nagu mõnes mõttes kõikide asjade kohta, mida siin koolis õpite, eks. Aga kui me praegu näiteks keskendume sellele muusikateooria erinevate ainete hulgale, et meie eesmärk on siis mõelda veel, mida saaks teha paremini, et te saaks seda teadmist, kuulmist, rakendamist paremini omandada. Ja mina jagaks laias laastus 2 need probleemid nii heas kui halvas, eks ole. Üks on kool ja teine on õpilane. Ühed probleemid on need, mis tekivad koolist. Ja teised probleemid on need, mis tekivad õpilasest. Kuidagi need 2 asja peavad saama kokku oma vahel. Oled sellega nõus? Jaa. Nii, tubli, väga hästi. Et ma tooks esile võib-olla mõned jooned mõlema poolt, mis ma olen välja kirjutanud enda jaoks. Kuigi mõnes mõttes need on ilmselt kogu aeg. Mis on need probleemid, mis võiks olla kooli korralduses või üldse kooli poolt, mille taha võib jääda edukas õppimine? Kõigepealt on õppekorraldus. Mis ma selle all mõtlen? Näiteks, et ained ei ole loogilises järjekorras. Või mis on üldlevinud üldse, on see, et kool ja kooli õppeained on killustatud.
Te õpite hästi palju erinevaid aineid, aga võib-olla on raske panna kokku nendes ainetes õpitavat omavahel. Kuigi tegelikult te ju saate aru, et te õpite nagu ühe asja, mis on tervik, erinevaid aspekte. Et nende omavaheline seostamine peaks tulema justkui iseenesest, aga tegelikult see ei tule, see võib olla päris raske. Ja seal on omad põhjused ja palju põhjuseid peitubki selles, kuidas on õppeained üles ehitatud ja korraldatud. Et see on kuidagi jäänud niimoodi ja ajalooliselt on kujunenud välja, et seda ainet õpetatakse nii, teist õpetatakse naa ja kolmandat moodi ja kuidagi aja jooksul on need omavahelised ühendused kadunud ära. Või maailm ümberringi on muutunud. Vajadused on teistsugused, aga õpetamine ei ole muutunud, eks. Et killustatus, ma panen see killustatus, see on väga oluline märksõna. Samamoodi võib olla kool. Kool on, eks ole, teatavasti formaalne haridusstruktuur. See on paika pandud ühelt poolt riik, on selle peremees, eks ole, koolil on korras struktuur, kes, kuidas, mida teeb, õppekavad ja nii edasi. Mis võib tähendada seda, et kool on jäikus, vähene paindlikkus. See on sisse kirjutatud vastuolu, sest kooli tulevad õppima õpilased, kes on igaüks ise moodi. Igaüks on ise tasemel, igas eri asjas ise tasemel. Areneb igas asjas eri kiirusel ja ise suunas. Eks. Seda peaks siis kuidagi suutma hallata süsteemi järgi, mis on ehitatud nii, et kõik käivad täpselt ühest kohast samamoodi läbi ja lõpuks peaks oskama neid samu asju. Eks. Mõistate, siin on väga suur vastuolu. Aga noh, ütleme, nii see paraku on. Mis siis veel? Ilmselt jah, väga hea. Ma olen selle toonud välja, et näiteks aja planeerimine, õpilase aja planeerimine. On kehv. See tähendab seda, et tegelikult ei saa ju väga palju valida, kuidas te käite koolis. Teile antakse tunniplaan ette. Tunnid on nii pikad, nad on sellel ajal. Nad algavad sellest kuupäevast ja kestavad selle ajani. Nõuded on sellised ja tegema peate neid ja neid asju. Ei ole väga palju valida, eks, et kuidas ja mil määral. Kõik on dikteeritud. Aga see ei tähenda, et on peenelt välja arvutatud, et kõik asjad tervikuna peaks teie nädalas täpselt niimoodi mõnusalt jagunema, et te jõuate iga asjaga täpselt õigeks ajaks valmis ja kõik on rahulik. Ei ole nii. Reeglina kooli poolne vaade on sealt teiselt poolt. Tunniplaan tehakse nii, et üldse oleks võimalik, et ruumid oleks olemas, inimesed ei planeerita 2 kohta samal ajal, mida ka juhtub ja mis on väga raske üldse vältida tegelikult. Ma olen ise tunniplaani teinud, see on õudne peavalu. Aga väga raske on kooli poolt jälgida seda õpilase poolset vaadet. Teie olete need, kes iga nädal käivad nendes tundides üksteise järel. Eks? Ja teate, et millal teil on raske, millal teil saab aeg otsa. Igal pool antakse mingid ülesanded teile teha, eks ole. Kas te jõuate nad valmis? Millal? Kas see on öösel? Kas see on pühapäeval ja nii edasi? Samas ma olen olnud nüüd viimastel aastatel muu hulgas see inimene, kes peaks üritama kooli poolt seda asja planeerida. See on üliraske. See on lihtsalt väga raske. See nõuab väga palju ressursse ja väga palju teavet. Siit tegelikult võib-olla järgmine mumm on kindlasti, mida ma tooks esile, on puudulik koostöö õpetajate vahel. See tähendab seda, et üks õpetaja ei tea alati, mida teine õpetab, mis on väga mõistetav. Eriti muusikaõppeasutustes, kus paljud õpetajad käivad võib-olla nädalas üks päev. Eks nad õpetavad 1-2 ainet, õpetavad paari õpilast ja siis lähevad jälle ära, teevad oma muud tööd, on muusikud, eks ole. Kus nad leiavad selle aja, et olla kursis, mida see teine õpetaja oma tunnis teeb. Pealegi kõik on ju nii erinevad, eriti erialaõppes.
et ega ma ei saagi ju ette planeerida, et ma ei saagi teha niimoodi, et ma kirjutan endale ühe plaani valmis, kuidas ühte muusikut koolitada, et selle plaaniga ma löön nagu igale ühele pähe, eks ole, 10 aastat järjest ja kõik on pärast samasugused. See nii ei toimi, me teame. Ja õpetaja tegelikult kogu aeg loob oma õpetust niikuinii. Vaatavalt sellele, kuidas teie reageerite sellele. Kui te üldse ei reageeri, noh, siis kuidagi midagi peab nagu muutma, eks ole. Ja igaüks muudab natukene. Ja lõppkokkuvõtteks on väga raske, et üks õpetaja teab, mida teine teeb. Ja no ega alati ka ei viitsita võib-olla nii väga, eks. Väga raske on panna kirja oma plaane ja mõtteid ja siis see võtab õudselt palju aega. Ma olen nüüd olnud 5 aastat õpetaja Otsa koolis ja natuke ennem seda mujal ja tõesti, see on kohutavalt ajakulukas. Teha seda tööd, et peale reaalsete tundide tegemise teha niisugused sisukad plaanid ja jagada seda veel kõikide teiste õpetajatega ja siis lugeda nende kõikide teiste poolt tehtud plaane, mida nemad oma tundides teevad. Sinna võib terve päeva lihtsalt kulutada nädalas. Nii et see on mõistetav, aga see on väga halb. Koostöö on puudulik. Seda on väga raske parandada. Kas on veel midagi, mis ma olen unustanud? Kas te oskate veel midagi tuua esile lihtsalt? Või olen ma kõik põhilised? Või ei ole ta üldse kunagi mõeldki võib-olla nii? Olete mõelnud? Olete julgenud mõelda kriitilisi mõtteid kooli suhtes? Jumal tänatud. Kodaniku ühist. Väga palju bürokraatiat või selliseid. No milles see väljendub? Hästi palju sellist aruandlust esitada, et siis... Õpilasena? Millist aruandlust esitate õpilasena? Õpimapp on kirjutada. Mis asi on nüüd? Üks õpimapp ainult. Üks õpimapp ilmselt ei ole väga palju. Ma täpselt ei tea, kui suur ja põhjalik on see õpimapp, millest jutt on, aga kui teda on üks, siis see ei saa olla väga palju, ma annan. Ma üldiselt, see on mulle nagu üllatav, sest et ma üldiselt ei näe, et õpilased peaks väga palju aruandlust. Pigem ma võiks nagu kuulda seda õpetajatelt, sest õpetajad peavad päris palju aruandlust esitama, see on tõsi. Aga et õpilased väga aruandlust, et mõnes mõttes seda õpilase poolset aruandlust nagu kodutööde esitamine võiks nagu aruandlusel tegelikult nimetada ka õppimiseks. Üks asi, mis oleks tegelikult, ma arvan, nagu õppevahendite nagu... Väga hea punkt. Jaa, väga hea punkt. Sest nagu, noh, ma mõtlesin õppevahendi ja mingi ruum on ka ikkagi kohati õppevahend. On, absoluutselt. Sest eraldi ruum oleks päris hea. Jaa, absoluutselt. Sellist ruumi nagu ei ole enda pillil, või nagu üldse tegelikult meie osakonna, meie nagu selle pilli teha. Jaa, see on väga oluline. Õppevahendid ja see on õppematerjalid, õppekeskkond. Ja tegelikult see infrastruktuur, taristu, mis selle ümber käib, eks ole. Et kas saab broneerida ruume? Kas on võimalik, kas see on mugav või te peate nagu kuidagi hästi ebamugaval viisil järjekorras ootama või kas see nõuab teie aega väga palju? See on väga suur probleem koolides. Näiteks ma tean, minu elukaaslane oli San Sebastianis Hispaanias vahetuses õpilasena. Ja seal ei ole IT-põhist, eks ole, broneerimist, et saad panna ajakirja. Seal on niimoodi, et sa pead minema hommikul kell 6:30 sinna seisma. Ja siis sa seisad seal, kui tuleb võtmetägi, teeb ukse lahti, see on saba juba pikk. Ja siis sa seisad 1,5 tundi ja siis, kui sul veab, sa saad selle võtme. Kui ei vea, siis lähed koju magama tagasi. Ja niimoodi ongi, kui sa tahad harjutada, siis see on ainukene võimalus põhjus. Muidugi võib juhtuda hiljem ka, et saad löögile, aga see tõenäosus ei ole eriti suur, eks ole. Ja akadeemiaski Tallinnas on ju elav järjekord pidevalt seal võtme laua ees. Nii et tõesti, need on tegelikult väga olulised asjad. See võib väga suurel määral õpilase aega panna kinni, et teil on 2 tunni vahe, 2-tunnine vahe, ühtegi klassi pole. Mitte midagi teha ei saa, eks ole. Välja arvatud puhkamine, mida ka tavaliselt ei ole kuskil teha. Okei. Mugav teema, mis teeb kool valesti. Nüüd lähme veel mugavam teema juurde, mis teeb õpilane valesti. Minu kogemus üldiselt on õpilase ja õpetajana ka. Et üldse haridus on sügavates muutustes ja kriisides, võib-olla te olete kuulnud ja lugenud ja need paradigmaatilised muutused üldse hariduses, eks ole, aga et õpetajad peaks nagu muutma seda, kuidas üldse nad õpetajad, mitte muusikas ja üldharidus üldse igal pool, eks. Aga teine kogemus, mis mul ütleb seda, et ega üldiselt inimest ei oska ka õppida üldse.
õpilased ei oska õppida. Mulle tundub, et paljud ei saagi aru, mis see õppimine tähendab. Või et kuidas see nagu peaks juhtuma, et sa arened. Ja suures osas ma süüdistan siin ka tegelikult üldharidussüsteemi, mis ongi natukene üles ehitatud nii, et õppimine juhtub läbi selle, et sa lähed kooli kohale ja istud maha. Eks? Ja siis imetabaselt 13 aastat hiljem, kui sa sealt tõused, sa oled nagu justkui palju õppinud. Eks? Loomulikult see on liialdus, lihtsustus, aga põhimõtteliselt natukene need koolisüsteemid nii on ja seda räägitakse üle maailma igal pool praegu, et see on probleem, eks ole, et me eile just nägin mingit niisugust vihast videot, no see oli eriti radikaalne muidugi, keegi pani Facebooki üles, et kool on jube mage koht ja et õpetame oma lapsi 13 aastat, seal istuvad ja kuulavad ja pärast seda ainuke koht, kuhu nad tööle saavad minna, on hamburgeri restoran, aga sinna tuleb neid koolitada. Et mida me neile anname siis seal, eks ole. Aga põhimõtteliselt probleem on selles, et õpitakse väga pindmiselt, ma kirjutasin pindmine õppimine. See tähendab seda, et õpitakse hädapärast ära midagi, mis jätab mulje kellelegi teisele, et õpiti. Ja see on ka midagi, mida ütleme tavaline ainete omandamine võib olla kasvatanud inimestes, et ma õpin need märksõnad ära, mul pole aega, ma kiiresti vaatan üle, kuidagi lähen kohale ja kuidagi nagu feigin, petan ära, eks ole. No kindlasti te olete kõik seda teinud. Ma mäletan ise ajapuudusel, kuidas sina ei ole teinud, vabandust, see on väga hea. Et kuidas sai muusika seminare tehtud niimoodi, et 4 CD-plaati 2 tunniga läbi ja siis seminari 10 punkti, nagu ma teaks kõiki Chopini teoseid, eks. Ja lihtsalt on võimalik kuidagi niimoodi, et kuidas sa tegelikult omandad seda, sa kuulad, et seal on selline, selle lool on selline salvestuskvaliteet, seal midagi ümisest taga. Siin see tenor laulis mustalt, eks ole. Jätad niisugused asjad meelde ja siis saad nagu läbi, eks ole. Ja siis põhimõtteliselt justkui jääbki mulje, et sa oled omandanud selle asja. Ja minu arust see on nii laialt aktsepteeritud õpilaste hulgas, et mingil hetkel kipub ära ununema, et tegelikult see ei ole asja point. Eks, et tegelikult me peaks ju minema sügavale ja saama aru, mis see tegelikult tähendab ja kas me nagu saame sellest midagi või mitte. Ja siis teine asi, mis on õpilase vaate pooles valesti, kindlasti on tervikpildi puudumine. Ehk, et õpilased sageli ei saa aru, miks nad midagi õpivad, mille jaoks see kasulik on, ei oska hinnata seda, et kuidas üldse nagu mingi asi seostub sellega, mida nad on tulnud justkui õppima. Sageli minu arust ei teatagi üldse, mida tullakse õppima. Kas te olete lugenud õppekava? Millal te lugesite viimati õppekava? Vahepeal ei ole lugenud. Kuidas teile tundub, mis seal kirjas on? Te ei ole üle lugenud. Mäletate, mis seal on? Vabamäärane plaan, mitu tundi on nädalas, mingi teatud arv. 2,5 kilomeetri. Nii et ma saan aru, et õppekava ei ole midagi, mida te loete nagu regulaarselt. Öökapi lugemine ei ole. Eks ole. Aga mis on tegelikult õppekava mõte? Selgitada lahti, mida siis õpilane peaks selle aine lõppemisel teadma, oskama. Ja. Näiteks aine, aga üldse tervikuna. Ja. Et põhimõtteliselt tegelikult õppekava on ju see, kus peaks olema kirjas, et kuidas, mida, kui palju te õpite siin ja kuhu te peaks nagu välja jõudma. Eks? On niimoodi. Et see on natukene nagu, kui sa lähed restoranis, sa loed menüü läbi, et saad aru, mis seal on. Eks? Kui sa teed raamatu lahti, seal on sisukord. Sa saad aru, mis seal on. Kui te olete lugenud õppekava üldse elus, te olete ikka väga tublid. Sest ikka väga paljud inimesed, kas te üldhariduskoolis olete lugenud õppekava? 6. klassis käies ei lugenud õppekava. No midagi, kui vaata seda parulit ma valida, et siis natuke õppud. Vot, jah, just. Siis on ikkagi, näed, juba väga palju muutunud hariduses. Eks ole, ka 10 aastaga.
et niipea, kui sa annad valida inimesele, ta hakkab kohe uurima, mis need valikud on. Niikaua, kui üldse midagi valida ei saa ja kedagi ei huvita, eks. Nagu nii lähed kohale, nagu nii teed, mis kästaks, mis sa siit ikka loed, eks. Ja tegelikult jällegi see mitte teadlikkus ja mitte osalemine selles, mida te peate või mida te nagu peaksite saama, tuleb ka sellest koolisüsteemist, kus õpilane on passiivne kuulaja, ütleme, et keegi küsi teie käest. Aga ometi tegelikult, ütleme, kui te tulete näiteks muusikakooli muusikat õppima ja ju teil on mingi arusaam, mida te tahate saada. Ja tegelikult igasuguse õppimise, eduka õppimise aluseks mulle tundub, ma räägin ise nagu omast kogemusest, mitte ma ei ole õppimisteadlane, eks. Ma räägin ise õppijana, et mis on mind elus aidanud ja õpetajana, mis tundub mulle, et on aidanud õpilasi. Et põhimõtteliselt selle jaoks, et me saaks üldse aru, kuhu minna ja kus me oleme, meil on vaja nagu kaarti, eks. Kuidas see märgitakse? Ja siis meil on vaja siin kaardil asukohta. Ja siis meil on vaja mingit plaani, kuhu me tahame välja jõuda. Ja põhimõtteliselt selle jaoks, et üldse meil mingi edu oleks, peab see kaart olema asjalik, kujutama seda, mis päriselt on. Eks? Ja selle jaoks, et me saaks selle kaardi peal käia, peame me teadma, kus me ise oleme. Mulle tundub, et see kaart on õppekava, kui me räägime haridusest. See peaks olema õppekava. Sageli ta ei ole seda. Sest ka õppekavu ei osata tegelikult veel eriti kirjutada selle jaoks, et nad oleks õpilastele hästi loetavad. Nagu seadus ei osata eriti kirjutada, et nad oleks inimestele loetavad, eks. Et see on ka nagu üldisem probleem. See on ka üks tegelikult nendest asjadest, miks ma siin tegelikult üldse olen. Ma olen siin selleks muu hulgas, et selgitada välja, kuidas peaks kirjeldama seda üldist plaani selliselt, et see saaks sest aru, et see juhataks teid ka nagu kuhugi. Eks? Mitte lihtsalt, et on mingisugune, kuidas ütlesid, udune, mingi udune pilt, keegi udune pilt on kuskil. Eks? Sellise kaardiga ei ole väga palju teha. Nüüd see teine, et kuidas pinmine õppima, vaatan, kas mul midagi ütlemata. Jah, kirjutan siia 2 punkti juurde. Siis ma tulen kohe selle juurde tagasi. Vähene või puudulik harjutamine. Ma ei tea, kas te sellega nõus olete. Aga mulle tundub, et see on epideemiline. Ja see ei tähenda mitte seda, et ei harjutaks oma pilli, vaid et ei osata harjutada kõiki neid teisi asju, mis sinna juurde käivad. Nagu näiteks see kuulmine. See on see, et see on ebamugav, ta ei arene kiiresti, eks ole, see jääb taha plaanile. Seal on igasugu muid ka komplekse. No näiteks, et me oleme kõik kuidagi see harjutamine, eriti ütleme näiteks klassika poolel, me kõik teavad, et nad peavad jube palju harjutama, et jõuda, eks ole, kuhugi edasi ja see harjutamine on natuke nagu fetišeeritud üle, et kes pani 13 tundi ja seal, kes pani ainult 11 tundi täna ja siis kuidagi võib jääda siuke mulje, et mul on ainult 6 tundi harjutamiseks, ma ei hakka üldse pihtagi. Et see on nagu nii raisatud aeg. Et tegelikult nii palju, kui ma olen kuulnud loenguid harjutamise kohta, kes on seda päriselt uurinud, no siis näiteks uue õppimine saabki kesta paar minutit järjest, rohkem te lihtsalt ei suuda, see aju ei suuda rohkem ette võtta korraga. Väga kasu võib teha 5 minutit harjutamist ühe asja kallal. Näiteks, et pilli jaoks on see raske, kui tal on selline pill, et selle pilli nagu väljavõtmine ja häälde panek juba võtab 20 minti, eks ole, võib-olla, 20 minti on liialdus, aga et ei ole päris see, et tulete klassist või klaveri taha, panete metronoomi käima ja mängite 15 minutit, näiteks metronoom kinni ja välja, mis võib olla väga hea, väga kasulik treening. Muidugi, kui see jääb ainsaks korraks elus, no siis ta nagu suurt nagu vahet ei tee, aga ütleme, et see on igapäevane tegevus. Head näited, näiteks ma ise omast kogemust võin öelda, et kõik oma polürütmilise oskuse või polürütme põhialus, et see, et kuidas 2 vastu 3 ja niimoodi, ma olen küll õppinud liinibussis.
sest see on ainuke koht, kus oli üldse tegelikult nagu reaalselt aega sellega tegeleda. Otsaga oli esimesed 2 kursust, ma käisin tööl samal ajal. Ja tegelikult ma jõudsin koolis käia tundides ja iseseisvalt harjutada peaaegu nagu üldse ei jõudnud. Kui natuke pilliga sai teha, oli hea, aga ütleme kõiki neid muid asju. Ja siis oligi, et ma Lasnamäelt sõitsin bussiga kesklinnad, selle aja jooksul seal bussis sai nagu tegeleda sellega. Et võib-olla tõesti mingi teatud hulk Lasnamäe elanik, eks ole, peab mind nagu imelikuks seetõttu, aga mina oskan polürütmi jälle. Eks. Nii et ma väga ei muretse selle pärast. Nii et see harjutamine ei puuduta ainult eriala instrumendist, see puudutab kõike. Absoluutselt. Kuulamist ei harjutata väga palju. Ja üks asi oli mul siin veel. Jah, just. Ja me jõuamegi siia. Ma ei hakka isegi seda välja kirjutama. Ma teen siia selle korduseks. Enese arengu planeerimine. See kõlab jube kuidagi niimoodi, et keegi Brüsselist ütles, et tuleb enese arengut planeerida. Aga tegelikult on see üks arengu võti. See on ka absoluutselt igasuguse eduka harjutamise võti. Kas teil on üldse mingi plaan? Et see, et te lihtsalt võtate näiteks pilli kätte või lihtsalt suvaliselt teete midagi, see on kindlasti väga tore, väga kasulik mingis mõttes ka, aga te võite niimoodi aastaid tegeleda selle pilliga, nii et te ei õpi tegelikult mitte midagi uut. Kinnistate ainult vana, sealhulgas ka seda, mis te valesti teete. Nii et tegelikult jällegi omast kogemusest võin rääkida, et hästi planeeritud lühike harjutamine on 100 korda rohkem väärt kui 6 või 9 tunni pikkune niisama ludistamine. Mis on ka tore. Kunagi esimene workshop, kus ma sattusin Anders Jorminiga, kes on suurepärane kontrabassimängija, suurepärane helilooja muusik ja Göteborgi improvisatsiooni osakonna vaimne juht. Mul on aeg täis, ma paari minutiga võtan kokku. Tema rääkis ka sellest harjutamisest, et tal juhtus see asi, et sellel, kui teised kontrabassimängijad harjutasid 7 tundi tööl, siis tema sai lapse. Tema naine sai lapse. Ja siis ta ütles, et sellega seoses kuidagi tööl pidi käima, et tal oli tund aega päevas maksimum, millega ta sai tegeleda oma pillimänguga. Kontrabass ikka nõuab väga palju füüsilist niisugust tegelemist, eks ole. Ja selle tunni ajaga päevas, kuna tal oli nii vähe, siis ta planeeris selle alati väga hoolikalt läbi. Mitte iga see tund aega, aga kogu see aasta, mida ta üldse teha saab. Ja tema on üks kõige paremad kontrabassimängijad, eks ole. Nendest teistest tüüpidest, kes 7 tundi seda harjutada, ei teagi nagu täpselt midagi praegu. Et kas on mängivad või mitte. Nii et põhimõtteliselt need on need olulised punktid. Ja nüüd see viimane punkt käibki selle kohta. Kui see on õppekava, siis selline enese arengu planeerimine selle õppekava suhtes ja teatav enese reflektsioon pidevalt on see, et te saate selle oma asukoha sellel kaardil kätte. Current location see, eks. Nii et põhimõtteliselt meil on praegu aeg täis, aga ma loodan, et see jää meie viimaseks kohtumiseks kas sellises vormis või üldse, et tulevikus ma loodan, et olete nõus sellega, et kui ma saadan teile niisuguse väikse, ütleme siis küsimustiku selle kohta. Aga mille iseloom on see, et erinevates punktides, mis ma seal välja toon, te ise hindate oma asukohta sellel kaardil. Ja siis kunagi, kui meil on järgmine kord aega, siis me saame kokku ja siis me vaatame, mis te olete kirjutanud sinna. Ja see on tegelikult ülimalt oluliseks ja ülimalt väärtuslikuks tagasisideks selle kohta, et saada aru, kuidas teile planeeritud õppeprotsess siin koolis tervikuna toimib ja kus ta ei toimi. Kas see on arusaadav? Et see ei ole mõttetu, bürokraatlik ja kuidas see oli aruandlus, et ma vabandust koorman jälle ühe aruandlusega, aga sellest on tõesti väga palju abi. Okei, meil on aeg otsas, ma võib-olla päris kõike ei jõudnud rääkida, aga nii on ju alati. Aitäh, et te tulite ja kohtumise järgmine kord. Meil on tegelikult homseks ka planeeritud. Jah, põhimõtteliselt niisugune vokaalne jam session, erinevatel teemadel. Aitäh!